Nii, üks Stella rull sattus minu kätte ja viga on, nagu näete siin, käib tagurpidi, kuigi sellel Stellal reversi nupp puudub, aga käib tagurpidi, eriti siis, kui on jahedamad ilmad, miinuskraadid, eks seegi praegult on mul korraks sügavkülma pandud ja näete, täitsa käib tagurpidi. Võtame lahti ja ma näitan siis, miks selline probleem esineb ja kuidas sellest probleemist jagu saab. Nii, vaatame siis, mis seda tagasi keeramist või tagurpidi käimist põhjustab. Nagu täiesti näete siin, vesi, õli, kuigi naljakas Stella puhul, et kus see vesi siia saab. Aga ilmselt kondens mingil määral ikkagi siia niiskust satub. Esiteks siis juba siin põhjas vedelikku. Ja siis revers ise, nagu näete, samamoodi. Reversi plaat on märg. Ma ei hakka seda reversi plaati lahti tegema ja samamoodi siis seal põhjustaja on siis, miks see tagurpidi käib, on see samune puks, mis siis külmaga tõmbab kokku, metall siis kahaneb külmaga ja siin sees siis on vedrude peal nõellaager, pulk kui nõellaager, ehk siis ja pluss vedelik veel, siis ei hoia enam revers kinni, need pulgad hakkavad libisema ja hakkab rull tagurpidi käima. Ühesõnaga tuleb see kõik puhtaks teha. Nii, rull siis taas koos. Teeme siis külma testi. Proovime siis, kas hakkab tagurpidi tööle. Ei grammigi. Ühesõnaga oli abi. Et siis see vesi ja õli satub reversi süsteemi ja siis ühesõnaga põhjustab seda, eriti miinuskraadidega. Et see esineb Stelladel, et see on kõik, kes on, või kõik rullid, mis on sama reversi süsteemi peal, siis esineb seda sama probleemi. Ameerika meestel ja kes siin külmal ajal eriti kalal käivad. Aga selge. Loodame siis, et Mahfishingu Rainer saab homme siis sellega suuri kohasid tõmmata, et see on tema rull, mis siis probleemi tekitas, et sai korda. Ühesõnaga järgmise korrani. Aga tšau!